Taaskord üks imeilus suvehommik ja mina juba kibelen siia heinamaa peale niitma, sest seekord on mul katsetamiseks täiesti uus vikat. Ja tera on küll vana, kuid vikati varres ehk lüsi on täiesti teine. Ja minu juurde leidis tee üks ehe Austria tüüpi vikati vars. Ei ole ma sellega varem niitmist katsetanud, olen küll näinud selliseid vikateid videotes, kuid nüüd on endal suur tahtmine see katsetus ära teha. Kui nüüd lähemalt vaadata seda Austria tüüpi vikati vard, siis siin on neid detaile tegelikult palju rohkem ja võiks kokku lugeda 1, 2, 3, 4, 5 erinevast detailist koosnev vikati vars. Ja mis selle eripära on see, et see alumine käepide on selline pikk, mis teeb vikati hoidmise nurga palju madalamaks ja miks see vikati hoidmise nurk peab madalam olema Austria tüüpi vikati varrel on see, et vikati vart ei lõigata siit nurga alla, vaid kinnitatakse otse kohe vikati varre külge. Ja see tähendab seda, et vikati teranurk jääb kohe kõrgem. See tähendab seda, et vikati vart tuleb langetada, et vikati tera oleks nõksa kõrgemal kui paralleelne maaga. Ühesõnaga pikk jutt. Alustame praktikaga ja vaatame, mis sellest niitmisest välja tuleb ja mis kogemused ma siin saan.
No nii, olen nüüd selle Austria tüüpi vikatiga siin natukene möllanud ja minu esimesed kommentaarid ja kogemused. Ja ütlen kohe alguses ära, et ei tule ma siin kedagi õpetama, vaid olen ise ka õppimas ja kogemusi hankimas. Ja kui sa siit videost leiad mõne huvitava nipi või mõtte, siis on mul juba selle üle super hea meel, et olen saanud seda sinuga jagada. Kindlasti lõpliku otsuse tegemiseks on see praegune niitmine liiga põgus ja liiga lühikene, kuid esmased emotsioonid ja esmased mõtted saan ma siit praegu kohe kätte. Siiamaani niitsin ma ju niinimetatud sellise Ida-Euroopa tüüpi väga lihtsa vikatiga, kus siis vikati varrel on ainult üks käepide, siit vasaku käega hoiad siis vikati varrest kinni ja annad minna. Ja on ka siin ju Eestis levinud kahe käepidemega niinimetatud Skandinaavia tüüpi vikati varred, kus ühe vasaku käega hoiad siit ja parema käega siit alumisest käepidest, aga Austria oma siis on selline erilise pikendatud käepidemega ja väga lühikese varrega. Ja esimese asjana ma mainin ära kohe selle, et kui sul satub kätte mingisugune niinimetatud suvaline vikativarrs, millega sa siis niitma hakkad, siis suure tõenäosusega see sinu pikkusega ja sinu kehaga ei klapi. Ja kuigi mulle alguses tundus, et see vikativarrs võiks olla enam-vähem praktiliselt ideaalne ka minu pikkusega, siis mina olen harjunud niitma suhteliselt sirge seljaga. Ja kui ma siin ka võtsin selle sirge püstise asendi positsiooni, siis see vikati tera jääb minule liiga lähedale. Ma ei tea, kas asi on selles, et on mul sellised natukene pikemad käed või on mul natukene rohkem jõudu taga, aga mina tahan tõmmata natukene suurema kaarega. Ja tunnen sellise suurema kaarega tõmbes ennast palju mugavamalt. Aga tekib kohe kaks probleemi. Esimene probleem on see, et püstisest asendist enam ei ole juttugi, vaid tuleb kohe kumerus selga. Ja olen mina ka näinud YouTube'is väga palju videosid, kus on sellised niitmisasendid, kus niimoodi pannakse. Ausalt öeldes, kui on madal lein ja tahad jube palju korraga kahmata ja kiiresti tuld anda, siis ilmselt see ongi selline hea variant, kuidas niita ja palju kahmata. Aga mina soovin võtta asja rahulikult ja minna mugavas püstises asendis ja ei kujuta ette, ma siin niitsin ka 3 tundi järjest mingitel hommikutel. Et siis ma ei suuda ette, et ma niimoodi paneksin 3 tundi järjest. Võib-olla kindlasti on mul veel siin tehnikat õppida, kuid mugav püstine asend on minu jaoks ülimugav ja üliloomulik. Ja siis teine probleem, mis tekib vikati endast kaugemale viimisega, on see, et vikati tera peab olema natukene maapinnast kõrgemal. Vikati tera ei tohiks olla päris paralleelne maaga, sest siis ta künnab natukene liiga palju seda mullast pinda ja läheb üpris ruttu nüridaks. Ja see asi tekib kohe, nii kui vikatit endast kaugemale viia. Vikati esimene terav lõikeserv kohe liigub allapoole maapinnale lähemale. Nii kui ma tahan oma loomulikku niitmist teha, ma tajun seda, et ta haarab liiga palju maapinda ja nüristub rutem. Kindlasti ma olen harjunud selle ühe käepidemega vikati varrega, sest sellega ma olen siin terve suvi niitnud ja minu tegelikult teine niitmiskogemus ja kõige pikem niitmiskogemus on selle ühe käepidemega vikati varrega ja ma olen sellega nii ära kodunenud, et seda tüüpi vikatiga ära harjuda kindlasti võtab aega. Ma ei ütle kindlasti, et see paha on, ma nihutaks seda vikati vart enda jaoks 5 sentimeetrit pikemaks. Siis ma saaksin kindlasti parema niitmiskogemuse, katsun sellise vikati varre kuskilt endale sebida. Üks huvitav nüanss veel selle vikati varre kohta, mida selle ühe käepidemega vikati varre kohta ma ei ole täheldanud. Siin tekib selline väändumise moment, vetrumise moment, et need kaks käepidet omavahel niimoodi vetruvad siit kohast. Et kas on asi jälle selles, et ma proovisin mingisugust pikemat heina
liiga jõuliselt niita, aga selle ühe käepidemega vikatiga sellist vetrumise ja väändumise momenti ei teki. Kuigi mul tundub, et see on saarepuust tehtud, kõva puu, väga korralikud tapid, kõik tapid on ideaalselt kinni, kuskilt midagi ei liigu, aga see puit ise natukene niimoodi vetrub ja väändub, et ta ei ole nii jäik ja see oli selline natukene harjumatu nüanss praegu. Kolmanda asjana toon välja, ma alustasin seda niitmist sealt jälle sellest väga tihedast ja lamandunud heinast ja ma ütlen ausalt, et ei ole kõige meeldivam ja kui sa esimest korda niitma lähed, siis ma pigem ütlen sulle, et ära niida sellist rasket lamandunud tihedat heina. Pidin seal ka üpris palju pingutama ja tulingi katsetama siin, kuidas üks vähe madalama heinaga niita on ja tegelikult niitmiskogemus on hoopis teine. Et mulle praegu tundub, et seda tüüpi vikati varrega on mõnusam tõmmata sellist madalat heina. Kui hein on juba selline pikem, kõvem, puisem, lamandunud, siis ühe käepidemega vikat ja veel eriti, kui seal on kõvem, paksem tera küljes, on sellist rasket heina kindlasti parem niita, nii et tohutud kogemused, hästi palju erinevaid vikateid, hästi palju erinevaid vikativarsi, mitut tüüpi, hästi palju erinevat tüüpi heinasid, nii et siin on mida õppida, mida katsetada ja kindlasti jätkan oma ideaalse vikati otsinguid, mida ma veel tänaseks päevaks leidnud ei ole. Ja need on minu põgusad esimesed kommentaarid Austria tüüpi vikatiga niitmisest. Suur tänu, kui sa kommenteerid ja jagad oma kogemusi ja annad teada, mis sinu kogemused on. Ja vaata kindlasti seda videot siit, kus ma võtan pulkadeks lahti selle ühe käepidemega vikati tera kinnitamise ja lähme asjaga süvitsi, et vikati tera saaks löe otsa õige nurga all, nii et lähme sinna peenhäälestuse peale. Suur tänu vaatamast, laikimast, jagamast, head niitmist, ilusat suve, tšau!